Hea vaataja, hea meel on tõdeda, et oleme saanud jälle tulla väikesele sellisele taskuhäälingu väljasõidule Türi valda ja kuhu siis ikka sellise suvise ja täna on küll pisut vihmane ilm, aga vihmase ilmaga võib ka iga kell muuseumisse minna. Ja täna olemegi tulnud külla Valdole. Tere Valdo! Tere! Eesti Jalgrattamuuseumisse. Ja muuseumisse tuleku üks põhjus on see, et ma saan aru, et juuni on ju muuseumil ka sünnipäevakuu, on nii? Tegelikult oli mai sünnipäevakuu, juuni on sünnipäev jalgrattal. Eile sai jalgratas 209 aastaseks. 12. juuni 1817 Mannheimis tehti maailma esimene jalgrattasõit. Muidugi me pidasime natuke suuremalt 200. juubelit, aga me oleme võtnud oma seisukohaks, et me tegelikult igat jalgratta sünnipäeva tähistame, sest see on see põhiasi, mida me eksponeerime ja sel aastal mõtlesime, mida me teeme ja me tegime sellise ilusa maastiku orienteerumismängu, mida saab teha läbi üksteisest eraldatuna, üksikuna, mitte aja peale, aga muuseumi lahtioleku aegadel kuni 21. juunini on see asi siis kenasti avatud. Kui te käite raja läbi ja lahendate mõistatused läbi, siis saate ka kaks auhinda. Üks on perepääs perefestivalile ja teine on siis Türi seiklusparki perepääs. Niimoodi näeb välja meie jalgrattamuuseumi jalgratta sünnipäeva üritus. Just, aga kui me sünnipäevast juba rääkisime, siis tänavu on siis mitmes hooaeg muuseumil lahti olla. No seda väga nüüd hästi ei tea, kas 11 või 12 esimene aasta oli meil ajutine näitus, et 2015. aastal mais me tegelikult muuseumi avasime muuseumina. Kahes toas oli meil ajutine näitus juba üleval 2014, aga muuseum asutusena tegutseb tegelikult aastast 2012, kui meil oli Väätsa mõisa Pööningul jalgrattamuuseumi ajutine välinäitus. Aga ütleme, meie peame muuseumi kui füüsilise muuseumi algust ikkagi tegelikult mai 2015, kui me siin panime maja peale sildi Eesti Jalgrattamuuseum ja ütlesime, et me on muuseum nüüd esimeses lähenduses valmis. Enne kõik need asjad olid sellised ajutised ja poolikud ja ikka, kui me teeme asutuse, ega kohe see asutus ei hakka ju toimima. Nii kui näiteks Eesti Rahva Muuseumi idee pandi Jakob Hurda peietel paika, siis selleni läks veel ikka üsna mitu aastat, kui Eesti Rahva Muuseum jõudis esimese näituseni. Meil läks ka aastaid. Jah, eks need aastad ikkagi kulub, aga täna me näeme seda pilti võib-olla, mida vaataja otseselt ei näe, aga meie ümber on väga palju asju. Me oleme sellises toas, kus väga palju jalgrattad ei ole, aga kõike muud tehnikat on ikkagi tegelikult sellest nii-öelda algsest võib-olla jalgrataste muuseumist või väljapanekust on saanud ka tegelikult nii-öelda üks korralik tehnika väljapanek. Kui me muuseumi tegime, siis mina ise olen küberneetika taustaga, mitte museoloogia taustaga. Loomulikult otsus teha endale päris enda muuseum oli selline impulsiivne otsus ja neid otsuseid või nõuandeid oli mitmesuguseid. Ühed ütlesid, teil tuleb 10 000 külastajat. Tuli teine inimene, kes ütles, et teil käib 5 huvilist ära ja panete uksed kinni. Tegelik tõde on seal vahepeal. Ja tegelikult eks me teadvustasime endale väga selgelt, et kui me paneme jalgrattarivi, jalgrattakellad, jalgrattalambid, see on ühekülgne ja ebahuvitav. Seda me teeme nagunii. Aga ühesõnaga põhimõtteliselt, kui on väljas mõni vana gramofon, mõni vana telefon, mõni vana õmblusmasin, kas või vana laualina, vana mööblit, vanad kellad, arvutusmasinad, telegraafid, telefonid, plaadid, see on see asi, mis kõnetab natuke rohkemat inimest ja Eesti on paraku niisugune riik, kus riiklikku tehnikamuuseumit ei ole. Miks ei ole, see on omaette põhjus, aga reaalsus on see, et ei ole ja kuna jalgrattas on üks osa väiketehnikast, siis me üsna alguses teadvustasime endale, et miks mitte kõrvalmissioon, muu vana väiketehnika, aga selle erisusega, et jalgrattaste ajalooga me läheme tegelikult kuni nõukogude aja lõpuni 91. aastani, aga muu vana väiketehnikaga me jääme üldiselt 44. aastaga pea kinni, ehk siis kõik see, mis jääb enne pikka nõukogude okupatsiooni aega. Just. Ja eks seda on kätte kogunenud ja mõned asjade huvi on ja ütleme, see on lihtsalt laiema huvi saavutamiseks, aga see on meie kõrval eesmärk
ja no tegelikult, mis on meie selline ilus nägemus või siht, mida on maru raske realiseerida, ei ole ruume, ei ole laoruume, ei ole näituseruume, me oleme parajas kitsikuses, ega minu enda 2 käe võimalused midagi ehitada või renoveerida on ka piiratud, et noh, meil on mõned välinäitused mujal ja siis meil oleks siin üks ilus muutnäitus, mida me iga aasta muudame, sest no kaasaja muuseumi taktika on ju see, et tahetakse saada korduvkülastajat. Ja korduvkülastajat kutsub ju tegelikult ainult muutnäitus. Praegu meil ongi tegelikult nii, et kuigi siin võib näha kirjutusmasinaid palju, siis tegelikult väga suur hulk kirjutusmasinaid on mujal. Mul on mitukümmend kirjutusmasinat on Tallinnas Dominiiklaste kloostri kapiitli saalis praegu ja üks kirjutusmasinate näitus on juba aastaid tegelikult Hageri kihelkonna muuseumis. No see on sellel suvel remondis, aga no sügisest saab ka vaadata. Ja meie panime siia üles selleks hooajaks, kuna muuseumi öö teemaks oli öös on hääli ilusa grammofonide näituse. Et no midagi jääb niikuinii muid asju ka, aga noh, siis see muud näitus vahelduks ja jalgrattad oleks nagu põhiline. Ja kui nüüd siin ringi käia, noh, me oleme praegu siin seminarisaalis, kus tõesti palju rattaid pole. Muu maja on ikka pühendavad jalgratastele ja eks neid muid esemeid on siin vahel lihtsalt. No sa oled jah muuseumit nii pikalt teinud, et sa oskadki öelda seda, et nagu sa ütlesid, et sa panedki ühe hea rattaid ja ühe hea neid asju ja siis sul käibki see inimene üks kord, aga selleks, et teda tagasi meelitada, ongi need muud näitused, muud tegevused. Noh, nagu sa ütlesid, on sul seal ühes kohas üks näituse jupikene oma kogudest, teises kohas üks jupikene ja tegelikult ju noh, nii-öelda hooajal loeme selleks siis muuseumi selliseks aktiivseks hooajaks ikkagi kevadet, suve, no natukene sügis, talvel te ikkagi nii-öelda väga palju ei toimeta ja ei ole ju ikkagi ka lahti püsivalt, siis noh, see ongi see, et te olete käinud ka väga palju minu meelest erinevatel üritustel. Ma näen, seal sõidab Valdo jälle mingisuguse rattaga, seal ta näitab nagu seda asja, et te olete teinud seda, et olete muuseumi viinud ka majast välja. Kogu aeg. Ja no mis see meie seiklusmänki, jalgratta sünnipäeva seiklusmänki on, kui üks ekslemine Väätsa ümbruses. No ka sellel suvel väliüritused, välinäitused, kuna me oleme kunagise Eestimaa või teedevõrgu keskpunktis, selle meie muuseumi maja on ümber ehitatud keskaegsest Talimaante kõrtsist, siis me oleme teinud teede ajaloo üritusi. Olen teinud 7 aastat ekspeditsiooni Rumbi teele, mis on tegelikult üks iidse maante lõik, mis on Poola sõjaväe poolt rekonstrueeritud. Oleme olnud näitustega väljas, no eelmine aasta me Türi perefestivalile ei jõudnud, kuna samal ajal oli Villevere leiutajate festival ja see oli just inimjõu eri ja inimjõu eri, no kui jalgrattaga me välja ei tule, siis me ei ole see. Siis meil on olnud selline ilus koostöö kokkuleppe Wittgensteini tegevusmuuseumi ehk varasema Järvamaa muuseumiga, et me paneme välinäituse sinna arvamusfestivali ajaks püsti ja eks neid välinäitusi ja paraade ja sõite, noh neid on siin ikka aastas vahel 5-6 tükki, vahel ka 10 tükki. Oleme üle Eesti käinud, no päris Saaremaale, Hiiumaale pole jõudnud, aga no Võrusse, Valka, Narva, sinna oleme ikka jõudnud. Ja no loomulikult siis need kohalikud Türi valla või Türi kihelkonna üritused, kui vähegi on võimalik, siis oleme tahtnud ikkagi osaleda. Pluss siis ütleme kõik need kultuuripärandi ja muinsuskaitse üritused. Kui on sügisel üle-euroopalised muinsuskaitsepäevad, me oleme vaadanud, mis on järjekordne teema. No kas või see samane Rumbi sõjatee sai esialgu välja puhastatud ja tähistatud just siis, kui üle-euroopalise kultuuripärandi teemaks oli peiduspärand. No see teema pannakse Euroopast paika, siis me tegime esimese ekspeditsiooni. On olnud ka elav pärand, me oleme teinud siin vallamaja ajaloo ekskursioone, asju, näitusi. No kui võimalik ja kui ajalist ressurssi jagub, siis teeme. No eks meil selle ajalise ressursiga muidugi nii, et me oleme ju vabatahtlike muuseum. Ja minu enda põhiroll on üldsegi Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud. Õppejõud olek tähendab seda, et sa oled selles mõttes pursui, et sul on suvel 8 nädalat puhkust. Ehk siis alates jaanipäevast kuni septembri alguseni ei ole nagu suurt akadeemilist koormust.
ja see on tegelikult, nagu meie 12 aastat praktikat on näidanud, maapiirkonna muuseumi kõrgaeg. Ehk siis ütleme osalt juuni, aga just juuli-august on see aeg, kus me ootame eelkõige siia rahvast, aga ka muudel aegadel, kuigi ütleme septembri lõpust kuni muuseumiööni. Muuseumiöö on traditsiooniliselt mai 3. laupäeval, kus me kindlasti oleme ka osalenud. Kuni selle ajani me oleme nagu siis kokkuleppel lahti, aga nagu keegi tahab... Selline vaikne hooaeg on. Jaa, aga kui keegi tahab tulla, ütleme, et näiteks jaanuaris või veebruaris, no me leiame võimaluse ja võtame vastu, kui me just ei ole muude üritustega seotud. Sest no paraku see häda meil on, et ega meil sellist, ütleme, välist püsirahastuse ja püsitöötajaga sellist töötajat ei ole. Kui meie käest statistika küsib, et kui palju on teie töötajate arv, siis ma ütlen endiselt 0, noh töötajaid meil ei ole. Me suvisel perioodil tegutseme, talvel tegutseme ka, aga vaiksematel tuuridel. Ega mu õppejõutöö tähendab ju seda, et ega ma iga kell tudengite ees ei ole. Ja oleme leidnud kompromissi tihti peale, kui on vaja grupp või kas või üksikuviline talvel vastu võtta, palun. No sellega on ka tegelikult niimoodi, et ma ei hakka Valdo käest eraldi küsima mingit teemat, millel sa oled võimeline loengut pidama tunde, aga lihtsalt ma mainin ära, et tegelikult neid teemasid, millel sa võid rääkida siin koha peal või minna ka kuskile esinema, on ütleme vähemalt jämedalt öeldes mingi 10. Noh, need, mis sa mainisid, eks ju, alates need ajalooline teedevõrk, asustus, jalgratta ja tehnika saamislugu, ma pakun, et neid on üks 10 teemad, millega sa võid julgelt minna ka väljaspoole muuseumit ja olen käinud ja unustasid mõisa ajaloo. No, ma olen kirjutanud 17 mõisa raamatut ja ütleme selle muuseumimaja me saime niimoodi, et kui siis ei olnud veel Türi valda, oli väike Väätsa vald. Kui Norra kuningriigi rahadega sai Väätsa mõis renoveeritud, siis ma tolle selle vallavanemale ütlesin, et okei, aga mõis tahab kindlasti oma ajalugu tagasi saada. Ja siis ma andsin mõisale ajaloo tagasi, kõikidest allikatest uurisin nii palju kui võimalik ja loomulikult ütlesin, et kui võimalik, et äkki saaks muuseumile mingi maja. Ja niimoodi siis juhtuski, mina avasin mõisa ajaloo ja saime Väätsa valla käest selle vana ajaloolise vallamaja endale muuseumimajaks. Ja see kõik oli siis 13 aastat tagasi. No teede ajalugu jah, ütleme mõisa ajalugu on mind teede ajaloo juurde viinud ja see oli puhas juhus, et kui me selle maja saime, siis me muidugi ei teadnud, et see muuseumimaja on ümber ehitatud Paide Ordu Foogti poolt ehitatud keskaegsest maanteekõrtsist ja see ei ole niisama maanteekõrts, see on tegelikult maanteekõrts, mis on püstitatud Eestimaa teedevõrgu keskpunkti. No sellele muidugi järgnes see, et ma hakkasin ajalugu uurima ja avastasin selle, et ka Väätsa esma mainimine, mida ennem teati 1564, see õnnestus mul tagasi viia 1534 ja seda enam me tegeleme teede ajalooga, ma olen rekonstrueerinud Eesti muinas- ja keskaegse teedevõrgu, ma olen rekonstrueerinud kas või Türi linnale eelnenud Türi küla ja teedevõrgu ajaloo, kas või näiteks see uus hoone, mis on Türil saanud praegu ilusa välimuse, vana Soemäe kõrts, kui siia pole välja tulla, see oli ju topelt lahknemiskohas, vana põlismaante, ei käinud praegust teed pidi, ta käis Türi kiriku ja pastoraadi vahelt läbi ja näiteks järgmine aasta on meil plaanis teha üks ilus matk või üritus Türi enne linna, kus ma siis üritan näidata ja rääkida sellest, kuidas muinas- ja keskajal teed liikusid, kus oli 1347, kui Türi preestrit on esma mainitud, kõik see asustus, kus oli Türi Põlisküla, mida me teame 1564. aasta ürikute järgi. Et sellise ajalooga on tegeldud ja kuna me selle vana vallamaja saime endale muuseumiks 13 aastat tagasi, siis me võtsime oma kõrvalmissiooniks ka selle varasema asustusajaloo uurimisega. Siis Türi valda ei olnud, siis oli Väätsa vald. Ja esimene asi, mida me tegime, kui meil muuseumit veel valmis ei olnud, tegime Väätsa rahvamajas korraliku Väätsa ajalooliste piltide näituse koos ajaloo demonstreerimisega ja eks neid asju võime ka korrata ja aeg-ajalt oleme ka korranud. Mõned üritused on meil olnud koostöös Maanteemuuseumiga. Olen käinud ka erinevates maakonna muuseumites rääkimas ja eriti tihe on koostöö Järvamaa muuseumi ehk siis Wittgensteini tegevusmuuseumiga ja ütleme, kui siin on asju palju, siis mõningad asjad, mis minu ja ütleme Järvamaa muuseumite teadusjuhi Ründo hinnangul sobivad sinna paremini, on mul deponeeritud ka sinna.
No ma tahaksin selle koha peal natukene pead vangutada selles mõttes, et ma ikka imestan, et kuidas sa seda kõike jõuad. Ja siis ma võtan kodus, võtan veel selle toreda Facebooki veel lahti vahel ja sinna on ka valda iga päev põhimõtteliselt postitanud mõne toreda sündmuse, mis oli ammustel aegadel või mingitel aegadel tagasi. Just täna panin tähele seda Tartus Emajõe kaldal asunud jänesekõrtsi oli selline. No see oli see samane tee, mis läks tegelikult Paidest läbi. Ütleme Tallinn, Põltsamaa, Tartu Talimaante. Jänese, kui ta jõudis Kärkna ehk Valkena kloostri juures Emajõe jääle, siis 2 kõrtsi oli jõe ääres, üks oli Jänese, teine oli Kristentali. Eilne päev oli see kurb päev, kui Jänese kõrts pärast 1912. aasta tulekahju üles ehitati, põles teist korda maha, nii et kuna ma olen teedevõrgu ajalugu uurinud, siis ma arvan, et ma tean enam-vähem kõigi Eesti kunagise 4000 maanteekõrtsi asukohad ja asjad ja kuna niisugune juubel, miks mitte. Seda, et ma siin olen ümmarguste juubelitega ajaloo asju Facebookis tähistanud, see tuli mulle pooljuhuslikult. Eks ajaloo huvi oli ja ma lihtsalt mõtlesin ükskord, et kui Eestisse jõudsid Põhjala ristisõjad ja mida meie ajalooteadvus tunneb nagu muiste vabadusvõitlusena, et kui siinne ala pühitseti Neitsi Maarjale, et teeks ühe väikese postituse, kui see asi sai 800 aastat. Ja niimoodi sealt edasi läkski. Sealt ta edasi läkski. Ütleme, ma olen viimased 8 aastat on mul olnud tavaks, et iga päeva kesköösel ütleme 1-11 postitust. Kui mingisugune asi on juubel, kas lõppeb aastaarv 5 või 0-ga, siis ma olen nagu, ütleme, jälle meenutanud. Praegu on mul niimoodi selles mõttes kergem, et mul on üks iteratsioon tehtud. See tähendab, ma võtan 5 aasta vanuse asja ja panen uuesti. Palju neid sündmusel kokku on, ma ei tea, mingi 7000 on vähemalt. Ja ma just tahtsin öelda, umbes nii. 5-10 000 vahepeale. Mul on nad arhiveeritud mingil määral ja eks ma vaatan nad üle ja lihtsalt, kui sa tegeled ükskõik missuguse ajalooga, olgu selleks teede ajaloogu, jalgratta ajaloogu, mida me jalgrattamuuseumiga siin ajame, siis sul peab olema selline üldine ilus taust ka. Ja kuna mul on laiem ajaloo huvi ju, mul on mõisate ajaloo vastu huvi, tehnika ajaloo vastu huvi, mul on ka militaarajaloo vastu huvi, mis viis mind näiteks selleni, et kunagi sai Eesti Sõjamuuseumi esimesele direktorile Hannes Valterile antud lubadus, et kui te teete midagi soomusrongilaadset, ma löön kampa. Ja ühel ilusal hetkel tuligi telefonikõne, et nii, nüüd me hakkame tegema. Rong on valmis. Rong sai valmis ja rong sai kasutus. Ma ei mäleta, kas ma käisin 4 või 5 korda Tapadepoos, kui teda ehitati. Ma ei teadsi, missugune nägi välja vabadussõjaline soomusrong. Eks ma olin üks ekspertidest, kes seda aitas teha. Kogu rongi teekonda ma kaasa ei teinud. Ma tegin alguse kaasa ja ma tegin kaasa lõppu, nii et mul on olnud au nii Jõhvis, Vaivaras kui ka Kiviõlis teha ilusaid venekeelseid ekskursioone vabadussõjaaegse soomusronglase vormis Eesti vabadussõjast, aga rongi ideele me Kehra lahingu 100. aastapäeval Kehras lasime ja see on ka võib öelda üks minu konkreetseid projekte minu elus. Nii et soomusronglaseks ma enam ei nimeta ennast, aga soomusronglane ma olin aasta. Neid projekte on palju. Kui me vaatame kohe sellele suvele ja sellele, et Tühilinnal tuleb sünnipäev kohe 100 aastat, et kas sa nendes ettevõtmistest ka kuidagi osaled? Väga otseselt ei osale, sest asustusajaloo minu huviala on natuke allpool. Ega selle Türi linnaga on ka ju niisugune lugu, et tegelikult miks ta üldse 1926 linnaõigused sai, tollel ajal Eesti Vabariigi juhtkond võttis vastu otsuse, et alevid oma valitsustena kaotame ära. Siis oli 2 varianti, kas läheb valla alluvusse, see tähendab, et on alev koos külade ja värkidega või on ühesõnaga linn. Ja 26. aastal ma peast ei mäleta, Tapa kindlasti, Türi ka, neid oli ju palju. Et aeg-ajalt ma olen siin rääkinud ja kui ma tõesti mäleta, ma olen korra isegi vist Paide muuseumis rääkinud, ma ei tea, kas ma Türil olen rääkinud. Eesti asustusajaloost, kuidas tekkisid kihelkonnad, kuidas kadusid kihelkonnad. Ütleme, see oli üks väike etapp. Türi ajaloost mind huvitab pigem varasem ots. Ja nagu ma juba mainisin, meil on järgmine aasta kavas teha selline ilus jalgrattamatk. Ütleme, Türi enne linna ja raudteed. Sest ütleme, minu huviala lõpeb seal, kust algab täpne dokumenteerimine, ma mõtlen teede ajaloo osas. Et 19. sajandi lõpp ja niimoodi. Näiteks Türi Karjamõis on kolinud 2 korda.
Türi karjamõis on olnud 3 erinevas kohas. Hilisema paberivabriku kohas, siis Koidula tänava lõpus ja siis selles majas, kus on praegu kaubahoov, mille maakivihoone on tegelikult mustaks värvitud, mis on raudtee ülesõidu juures. No kas või need faktid. Ja missugused talud olemas olid, ütleme 19. sajandist on ju põhimõtteliselt alles 2 Türi koolimaja, kust läksid teed. Seesama on äsja renoveeritud Soemäe kõrtsihoone, mis siin Paidepoolses otsas on. Sealt läks ju Põlismaante, läks Pastoraadi ja kiriku vahele ja see on praeguste linnakvartalitega täiesti tükeldatud ja likvideeritud, kust see kõik läks. Meil on järgmine aasta plaanis niisugune väikene jalgrattamatk teha, kus ma seda näitan ja räägin, sest olgem ausad, ega mõned 17. 18. sajandi kaardid on säilinud. 19. sajand see kõik oli juba kadunud. Et teede ajaloos jah, minu huviala läheb nagu rohkem sinnapoole. Erinevalt jalgrataste ajaloost, kus meie huviteravik on ikkagi Eesti Vabariigi ajal. Sest olgem ausad, 2030-ndatel oli Eesti maksu- ja tollipoliitika selline, et valmis ratastel olid peal kõrged tollimaksud. Ja püüti teha ise või tuua tükid sisse ja panna kokku ise, mis tähendab tegelikult seda, et ega mina ei tea, palju Eestis rattaid on tehtud. Ma tean seda, et kui bolševikud meie rahvusriigi lõhkusid, see oli 40. aasta, kus meil läks nagu läks, siis Eestis oli 5 inimese kohta 1 ratas. Ma tahtsin tegelikult seda küsida selle linna sünnipäevaga seoses, et lihtsalt tagasi vaadates sinna aastasse 1926, eks, siis jalgrataste seisukohalt, kui sa vaatad sellised, me ei räägigi, võib-olla ei peagi mainima konkreetselt, et Türi linn, aga sai peale Türi 5 Alevit, sai ju veel linnadeks samal aastal. Jaa, Alevi staatus kadus nagu ma olin. Ja palju tegelikult, ütleme 100 aastat tagasi, oli inimestel jalgrattaid. Et kas võib võrrelda selle tänase päevaga, et täna on ta võrdne sama, omal ajal oli samasugune luksusese võib-olla kui mõnele täna auto või vanadelt fotoldelt on ikkagi näha ju inimesi nende ratastega poseerimas. Maarahva põhiline liikumisvahend on olnud ajast aega hobune. Autod ja mootorrattad 26. aastal, kui sa tahad jääda 26. aastast. Umbes sellel, ütleme 100 aastat tagasi. Need olid kallid asjad. Neid oli Eestis 1000 või paari ringis, mitte rohkem. Jalgrattaste arv hakkas plahvatuslikult kasvama, kui Eesti sai iseseisvaks rahvusriigiks. Ja 26. aasta muidugi seda kõrgetke ei olnud juhtunud. Ma arvan seda, et Eestis oli kuskil 5-60 000 jalgratast, ehk siis see jalgrataste arv, mis oli meil 40. aastal, kui bolševikud meie rahvusriigi lõhkusid, see oli hiljem ikkagi tegelikult kuskil 2-3 või isegi 4-kordistus. Aga see jalgratas oli olemas muidugi 30ndate lõpul, kui jalgratas maksis 1,5 lihttöölise kuupalka, siis 26. aastal jalgratta hind oli ikkagi kuskil 3-4 lihttöölise kuupalka. Ta oli kallis asi, aga neid oli ja maapiirkonnas oli ta hädavajalik transpordivahend. Sest ütleme, Eesti Vabariigi poliitika, räägime kuni 30ndate viimaste aastateni, oli see, et meie maanteid väga ei arenda, neid niikuinii keegi ei suuda talvel lahti ajada, meie arendame hoopis tükis raudteid ja üritati välja ehitada raudteevõrku nii palju, kui see on võimalik. Türi oli selles mõttes õnnelik, sest Tallinn-Viljandi kitsarööpene raudtee oli ehitatud läbi Türi, see sai valmis 1899, 1897 hakati ehitama ja Paidesse tuli aru, mis siis esimese maailmasõja väliraudtee tingimustes pikendati Tammsaluni. Türi oli sõlmjaam, aga maanteid loeti väheseks ja bussiliiklus oli tegelikult väga väike. Ja 26. aastal neid bussiliine oli üksikuid, nii et kus oli raudtee, seal oli elu ja kui sa elasid raudteejaamast kaugemal, siis kiire võimalus liikuda kas Kihelkonnakeskusesse, raudteejaama linna oligi sul jalgratas ja aeglane variant oli siis hobune ja vanker või siis jalavantsisid. Ja ütleme, noored eriti sõitsid ja kui sul ikka oli vaja käia naaberküla pidudel või kas või tööl 5 kilomeetri kaugusel, neid jalgrattaid ikkagi oli. Aga jah, 30ndate lõpuks ta ikkagi mitmekordistus. Jah, need olid kõiki omavahel seotud, nagu sa ise rääkisid, et teedevõrk selle korras hoid.
võimalus jalgrattaga liikuda ja nii edasi, et aga kui me hakkame nüüd vaikselt oma vestluse otsi kokku tõmbame ja ikkagi vaatame korra veel nii-öelda eelolevale suvel otsa, et mis on see, millega sa tahaksid kutsuda, öelda, et tulge jalgrattamuuseumisse, tulge Väätsale ja võib-olla mingi aeg, et millal, nüüd tegelikult kõik lahtioleku ajad on ju leitavad jalgrattamuuseumi kodulehelt, eks? Jaa, juunis me oleme reede, laupäev, pühapäev 11-6. Ja juuli-august, mille korral meie ajalugu on näidanud, et see on nagu kõige kõrgem aeg, siis me oleme 5 päeva nädalas, kolmapäev, reede, laupäev, pühapäev. Kui te muidugi tahate tulla grupiga ja tahate, et ma räägin, siis võiks kokku leppida. Sest ega meil on suveks väikene ajutine abitööjõud ka, mina siin ise kogu aeg ei ole. Mis meil on? Meil on vanad jalgrattad, alates aegade hämarusest kuni nõukogude aja lõpuni. Mingi 200 ratast meil näeb siit ruumidest ja meil on hooajaliselt üleval grammofonide näitus. Mitukümmend vana grammofoni aastast 1903 kuni siis 1940 ja näeb siin muud vana väiketehnikat, raadiot, telegraafid, telefonid, arvutusmasinad. Eesti vanim põrandakell töötab meie juures. Ilusasti praegugi siit on näha, Eesti vanuselt teine kinoprojektor on meie juures, ehk siis igasugust vana väiketehnikat, mis reeglina on laiali pillutatud ja kogu seda koos asja saab kenasti vaadata. Nii et keda vanad asjad huvitavad ja neist kõigist ma võin ka rääkida, kui keegi tuleb ja ütleb, et ta tahab spetsiaalset ülevaadet, kuidas töötas 20. sajandi alguse telefon või kuidas töötas grammofon või kuidas saab vändaga arvutiga liita, lahutada, korrutada, jagada või kuidas töötas enne ringhäälingu algust olev detektor raadio. No neid kõiki meil on olemas, seda kõike saab näidata. Jalgratas on põhiline, aga muu vana väiketehnika on meil siin ka. Ja kes tahab, neile võin rääkida mõisate ajaloost, teede ajaloost, kas või näiteks vallamajade ajaloost, sest me tegutseme ajaloolises vallamajas, mis on ümber ehitatud 1893 vallamajaks ja kõrtsijoone. Nii et palun. Jah, leidke jalgrattamuuseum üles, kui te ei ole veel siin käinud, aga kes on käinud, sellel tasub ikkagi alati tagasi tulla. Aitäh sulle, Valdo, ja ma räägin, et kui te siia tulete, siis kindlasti tasub varuda aega. Sest et ma räägin, et see jutt, mis sa siin suudad nende asjade kohta, mis nagu muuseumis on nagu rääkida, see on äärmiselt huvitav. Ja et seda nagu põhjalikult teha, selleks on vaja ikkagi nii-öelda natukene aega, et ma astun korraks muuseumis läbi. Seda siin ei juhtu. Siin saate põhjaliku ülevaate vähemalt Valdo käest. Nii et kui te siia tulete ja tulge ikkagi tegelikult kindlasti, alati leiate siit midagi põnevat asjade ajaloost, jalgratast ajaloost, nagu Valdo ütles, grammofonid, kirjutusmasinad, raadiovastuvõtjad, mis iganes. Vana väiketehnika kuni 44. on meil lisaks jalgratastele. Muidugi ka jalgrattad ja niisugune asi meil siin on ja kes tahab kuulda kohalikust ajaloost, suudan ka ette valmistada, rääkida, näidata. Ja mis meil on, mida me ei ole endale hankinud, meil ei ole interaktiivsust, meil ei ole ekraane, me oleme sihilikult moodsaid vahendid vältinud, sest neid saab igaüks kodus vaadata, meil on vanad päris asjad ja väga paljud vanad päris asjad töötavad. Ja, aga aitäh sulle! Leidke tee Väätsa jalgrattamuuseumisse, te ei kahetse. Meie näeme jällegi peatselt ja saabuvat suve kõigile. Kuulmiseni, nägemiseni. Aitäh! Aitäh!